Toiduabi viiakse inimestele, kes said augustis ja septembris kas toimetulekutoetust või sissetulekust sõltuvat Tallinna linna perede toetust. Sel nädalal toimetatakse Euroopa Liidu toidupakid 280 inimesele Kristiines. Seal on kuivaineid, konserve ja muud eluks vajalikke toiduaineid, nii et see pakk on ikkagi koostatud spetsialisti poolt sellise arvestusega, et pikemaks ajaks toiduaineid jätkuks. Inimeste tagasiside on olnud positiivne, kõik, kes toiduabi saavad, on tänanud. Linnaosa valitsus toimetab kõik pakid inimestele ise koju kätte. Praegusel keerulisel ajal on see paljudele inimestele toeks. Eakate liikumine väljas on hetkel piiratud ning samuti kannatavad paljud pered koroonakriisi tõttu majanduslikult. Mulle tundub, et pisut on see arv kasvanud, aga aastat lõikes on enam-vähem abivajate arv olnud sama. Loodame, et need toiduained, mis siin pakis on, et need on neile abiks ja toeks, sest ühe paki kaal on umbes 15 kilogrammi. Ma usun, et sellest jätkub päris pikaks ajaks. Euroopa Liidu toiduabi jagatakse 2 korda aastas. Osad inimesed saavad abipakki juba mitmendat korda. Kas see on esimene kord, kui te sellist abipakki olete saanud? 2 korda. Kuidas see koroonaaeg on teid mõjutanud? No mõjutab küll, ma ei julge liikuda, aga ikka sõbrad ja sugulased aitavad. Abisaajate nimekirja koostas Sotsiaalministeerium. Toidupakkide komplekteerimisel aitasid Toidupanga vabatahtlikud ning kohaleviimisega toetas Kristiine tegevuskeskus.